Siis selle vibe'iga on siit hea jätkata ja räägin täna sellistel teemadel nagu väljakutsed hooldusteeninduse ettevõttes. Ja väljakutse on selles mõttes üks huvitav eestikeelne sõna, et see võib justkui tähendada midagi, mis on nagu kutse avarii kohale või mingit intsidenti lahendama, aga teistpidi see võib olla ka mingisugune probleemide pundar, mida vaja lahendada, nii et selline nagu inglisekeelne challenge on siis võib-olla see teine vaste. Ja ma usun, et ma võib-olla selle ettekande raames puudutangi siis seda mõlemat mõistet. Ja õigupoolest olen ma täna siis siin teie ees kahel korral. Kõigepealt ma räägin siis nendest väljakutsetest või probleemidest või küsimustest ja ma arvangi, et ma võib-olla esimese ettekande osas või raames püstitangi rohkem küsimusi, kui annan vastuseid. Ja kell 3 siis jätkan sellega, et kuidas näidata või rääkida sellest, kuidas Standard Books võiks neid mingi teatud olukordi lahendada. Nii, aga kellega ma siis veel tuttav ei ole, siis mina olen Allan, nagu Kelin juba ka tutvustas. Excellendis olen projektijuht, igapäevaselt puutun kokku uute klientide juurutustega, aitan siis uutel klientidel Standard Booksi kasutusele võtta, koostöös siis meie konsultantide tiimiga. Ja võib-olla isegi rohkemgi veel puutun kokku nende klientidega, kes on juba meie kauaaegsed kliendid, pikaajalised kliendid ja nende jaoks siis muuta Standard Booksi võib-olla veelgi rohkem nende spetsiifiliseks, ehk siis kui Standard Books on juba karbist võetuna üsnagi võimekas, siis tihtipeale on sinna vaja luua mingisugust eraldi spetsiifikat, personaalset lahendusi, mis võivad tähendada, kas mis loome mingisuguseid välju, nuppe, mooduleid, registreid, funktsionaalsusi muudame, loogikaid teeme teistsuguseks või teeme siis mingeid liidestusi, nii et kõik need on sellised erilahendused, mis vajavad mõningat määral programmeerimisi ja neid ma siis aitan läbi viia. Koostöös siis on klient ja konsultant ja programmeerija. Nii et selline on mul see igapäevatöö. Nüüd aga siis see tänane ettekanne. Olen aastate jooksul erinevate ettevõtetega kokku puutunud ja sealhulgas siis hooldusteenindust pakkuvate ettevõtetega. Ja ma ütleks, et nende äriloogika on nagu mõnes mõttes ju kõigil nagu üsna sarnane. Et päeva lõpuks meil on üks seade, mida vaja hooldada ja siis lõpuks on vaja kliendile selle kohta siis arve välja saata. Nii et üks lihtne äri mõnes mõttes, eks. Aga mida me selle raames nagu tuvastanud oleme, on siis see, et kuigi need probleemid ja valukohad on kõigil nagu sarnased, siis igaüks nagu on osanud neid lahendada nagu omal moel, kes siis alates siis sellest, et mingeid protsess tehakse suhteliselt põlve otsas, kas siis on andmed kellegi peas, ma ei ütle nüüd ruudulises vihikus, aga ütleme suhteliselt algelisel tasemel. Ja siis teine variant on siis see, kui on võetud igat asja tegema mingi eraldi programmijupp, on see siis mingi Excel kuskil, mingi tabel kuskil veel, mingisugune Outlook, mingisugune X-keskkond ja nii edasi, et reaalselt meil on ka kliente olnud, kes kasutavad oma töös nagu 7 erinevat programmi. Et siis see kaos on väga lihtne tekkima nagu läbi selle, et neid programme on lihtsalt liiga palju ja puudub nagu selline terviklik ülevaade ja terviklik pilt. Nii, aga siis selle pika sissejuhatuse jätkuna ma mõtlesin, et ma kuvan siia ühe sellise tööprotsessi ühest suvalisest hooldusteenindusteenust pakkuvast ettevõttest. Toon siia lihtsalt mingisugused punktid, mis mul endal on nagu kuidagi aja jooksul olen täheldanud. Kindlasti on seal midagi puudu, midagi tahaksid ise lisada, aga lihtsalt, et mingisugused nüansid ja tegevused ja rollid, kes siis mida teeb ja kellel mis huvid on ja kellel mis probleemid on. Nii, aga et see kõik nüüd ei oleks selline liiga abstraktne, et siis mõtlesin, et illustreerime seda konkreetset seadet, mida me siis hooldama hakkame, et olgu selleks üks selline ilus suur ja roosa suhkruvatimasin. Kes ei ole näinud, siis nüüd näeb, niisugune suhkruvatimasin. Ja vaatame siis seda protsessi, kuidas võiks selle suhkruvatimasina hooldus siis nagu läbi käia. Ja ma ütlen siis, et see on nüüd selline utreeritud pilt sellest, et mis võib nagu juhtuda, et see ei ole see, kuidas me Standard Booksis seda teeme, seda, kuidas Standard Booksis me lahendaksime, seda vaatame siis hiljem. Nüüd kõik hakkab sellest, et meil on klient ja selle kliendil lisaks sellele, et tal on see suhkruvatimasin, on tal siis mure, et see ei tööta, ei tooda suhkruvatti, mida ta muidu võib-olla tegema peaks.
Nüüd see klient siis võtab meiega ühendust, pöördub meie poole, no ta võib seda teha, kas siis võtab telefonitse ühendust, emailiga, mis iganes vormis. Ja nüüd tegelikult esimene asi, mis siis meie poolt juhtuma hakkab, on see, et meil tuleb siis hooldusassistent siia mängu. Hooldusassistent võib olla mõnes ettevõttes müügisekretär, müügiassistent või hooldusspetsialist. No vahet ei ole, kuidas me teda nimetame, igal juhul keegi, kes teeb selle kliendiga ikkagi esmase kontakti ja võtab selle info vastu. Nüüd tundub nagu lihtne, aga praktikas siuke päris põnev, et üks keeruline asi on see, et kuidas me seda kliendi tuvastame ja kas meil on üldse kliendi kohta mingit infot. Kas meil on mingi kliendi andmebaas, kust me üldse seda infot saame. Et alates sellest, et kas see on meie lepinguline klient, kui kiiresti me peaksime reageerima oma, ma ei tea, mingi väljasõiduga või midagi taolist, on ju. Et millised on need kokkulepped selle konkreetse kliendiga, kas see klient on meile võlgu, kas meil on mingi krediidilimiit omavahel kokku lepitud, kas see, kes meil sealt ettevõttest meiega ühendust võtab, kas tema on üldse volitatud tellija ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siin on tegelikult terve nagu suur plejaad igasuguseid nii-öelda küsimusi, mis lihtsustatult tähendab seda, et kuskil peab olema mingi kliendihaldus või CRM. Siis teine on siis selle konkreetse hooldusobjekti või siis suhkruvõtimasina nii-öelda tuvastamine, et aru saada, et kas meie oleme selle müünud. Kui meie oleme müünud, siis millal me müüsime selle, kas me peaksime pakkuma garantiiremonti või on see mingi arvekõlblik teenus, mida me pakume, on ju. Samamoodi, et kas nendest 10 suhkruvõtimasinast, mis me kliendile müüsime, et milline see konkreetne on just, on ju. Et kas me oleme sellel seadmel mingeid varuosi vahetanud, kas me oleme mingit hooldust teinud sellele ja nii edasi. Ehk siis samamoodi nagu on kliendihaldus, on tegelikult olemas ka seadmehaldus. Mis siis annab meile infot selle kohta, mis selle masinaga kõike nagu ajaloos on toimunud. Nüüd asjaolu, et me saime selle e-maili või telefonikõne ei tähenda, et meil oleks see probleem kuskile kirja pandud. Me peame selle kuskil fikseerima. Kui ta on e-maili kujul, siis me 5 päeva pärast võib-olla leiame selle e-maili üles. Kui see on telefonikõne, siis seda ei ole. Igal juhul ka 2 aastat hiljem me peaksime olema suutelised aru saama, mis seade see oli, mis sellega tehti tol hetkel. Nii et see tuleb ikkagi kuskile nagu kirja panna. Siis pakkumine. No võib juhtuda, et me saadame juba kohe tehniku välja, aga võtame siis nagu step tagasi, et me saadame kliendile pakkumise, et me arvame, et läheb umbes nii palju töötunde, umbes sellised varuosi võiks vaja minna ja saadame selle siis pakkumise välja. Jällegi küsimus, et mis hinnaga see pakkumine läheb selles mõttes, et kas meil on mingisugune letihind, mida me kõigile puusalt tulistame või sellele konkreetsele kliendile kehtib siis nagu mingisugune hinnakirja 3. tulp, et kõik sellised küsimused. Nii, siis kui me oleme selle pakkumise välja saatnud, siis me tegelikult tahaksime teada, kuidas selle pakkumisel läheb, et saab mingit tagasisidet seda saada sellele pakkumisele. See võib siis tähendada seda, et nagu klient ei ole, tegelikult see kõik ju tavapärane müük, mis me siin praegu räägime isegi. Kas klient on selle pakkumise kätte saanud või see on läinud talle, ma ei tea, spämmi, kas on selle kätte saanud, aga ma ei tea, põlanud ära, et on liiga kallis või on siis juhtunud mingisugune ime ja see meie masin on saanud nagu ööga korda ja tegelikult klient ei vajagi meie abi. Igal juhul, kui me seda pakkumiste tsüklit ei jälgi, siis me mõnes mõttes kobame pimeduses selle koha pealt, et milline on meie tuleviku võimalik rahavoog ja samamoodi me ei oska planeerida tehnikute tuleviku tegevusi. Nii et see on selles mõttes oluline. Nii, meil läks nüüd hästi, klient kinnitas töö ja tellib selle visiidi tehniku poolt. Nüüd järgmine küsimus, varuosad. Kas meil on varuosad üldse olemas? Või läheme tagasi, et kas meil on ladu, esimene küsimus füüsiliselt, kas meil on ladu programmis, mingisugune lauarvestus, kuidas me seda lauarvestust üldse peame, et kas meil on mingisugune minimaalsed laotasemed, mingid artiklid, mis me peavad alati lauas olema või teeme me seda alati, tellime lattu kaupa nii-öelda vastavalt nagu juhtumipõhiselt. Et sellised erinevad küsimused siinkohal. Ma siin igal pool olen mingisuguse tegelase ka juurde toonud, et kes siis nagu selles ettevõttes võiks sellega tegeleda. Igas ettevõttes on see roll erinev, aga lihtsalt, et mingisugune tunnetus, et mitu või kui palju erinevaid inimesi võiks olla kaasatud. Nii, siis meil on nüüd tehniku planeerimine.
olen kokku puutunud ettevõtetega, kelle puhul käibki nii tehniku planeerimine, et koordinaator või dispetšer või kes iganes see hooldusassistent meil oli, helistab Jürile, kuule Jüri, oled sa neljapäeval kell 2 Põlva Räpina suunal, et meil on üks objekt vaja seal üle vaadata, on ju. Et see võib käia sedapidi, see võib käia niimoodi, teine variant, et on kuskil Excelis, jagatud Excelis on mingisugune tabel, kus on nagu mingi ajagraafik, et me saame aru, milline, ma ei tea, tehnik, mehaanik, kus parasjagu asub. Või see võib olla jah, mingi Outlooki kalender, mis iganes. Igal juhul see tehniku planeerimine on ka siuke mõnes mõttes nagu lihtne asi, aga päris suur valukoht olnud. Nii, tõin siia mängu hooldusjuhi. No hooldusjuht võib ka varem juba mängu tulla. Siis nii, klient on siis meil pakkumise kinnitanud, varuosad on meil tellitud, sisse ostetud ja nüüd toimub siis varuosade väljastus. Siin meil on juba järgmine mees on laojuhataja, kes siis need asjad välja annab. Nüüd meil tuli mängu see tehnik. Tehnik on täpselt selline üksik mees, nagu ta on, kuskil põllul. Keegi ta kuhugi planeeris. Ega ta täpselt võib-olla alati ei tea, kuhu ta minema peab, mida ta tegema peab, mitu tundi tal selleks ette on nähtud, mis varuosi ta vahetama peab ja nii edasi. Ehk siis tegelikult see info tehnikule on nagu päris oluline. Et kui ta läheb seda visiiti tegema ja remonditöid sinna kohale, et siis ta, kui ta seal kuskil X objektil värava taga on, et siis ta teab, millisel numbril helistada, kes on tema kontaktisik ja kes ta sisse laseb ja nii edasi. Et tegelikult on see nagu, tundub jällegi nii elementaarne, aga paljudel juhtudel lahendamata. Nii, tehnik teeb oma remonditööd seal, parandab selle meie roosa suhkruvõtimasina ära ja juba kui ta seal juures on, no siis on küsimus jah, et kas kõige levinum praktika, aktid on paberil endiselt, et mida ta seal aktil kajastab, reeglina on siis nagu töötundide arv, mingid varuosad ja nii edasi, et kuidas nüüd see, kas seda akti peaks allkirjastama, kas siis sellest, kui see on mingi ise kopeeruv paber, kas sellest jääb mingisugune jälg siis kliendile, antakse see teine koopia kliendile, kui on vaja teha pilte, siis kuidas need pildid jõuavad aktiga hiljem kokku, seade enne, seade pärast näiteks on ju. Samamoodi, kui on vaja mingisugust teostuskinnitust saata kuhugi e-mailile, siis ma ei tea, kas siis tehakse mingisugune telefoniga pilte saadetakse kuidagi sellisel moel. Nii-öelda sellised nagu kinnituste küsimused on ka nagu vaja nagu ära lahendada. Siis, kui nüüd see tehnik on meil selle konkreetse masina juures, siis ta on variant, et ta tuvastab selle juures veel erinevaid muid muresid, mida on vaja vahetada. Näiteks juba näeb ette, et 30 tunni pärast läheb seal mingi rihm läbi, on ju, et nüüd on küsimus, et kuidas see info edasi jõuab. Kas siis hooldustehnik märgib ise endale kuskile kalendrisse selle järgneva töö, ütleb kliendile, kuule, helista nädala pärast uuesti meile või annab kuskile kontorisse teada hooldusjuhile, et kuule, planeeri meile järgmine visiit. Ja samamoodi siis ka sellised, ütleme, kui ta seal juures juba on, siis võib olla olukord, kus alati, kui me oleme nende roosade suhkruvõti masinate juures, siis me peaksime ära kontrollima mingid 5 põhiasja, ma ei tea, tüüsid, filtrid, ma ei tea, mida veel. Et kas sellest 5 asjast, võib-olla tal 3 tuli seal koha peal meelde, aga 2 ei tulnud, on ju. Et ka siuksed kontrollnimekirjad, mida alati checkboxida, kui ma seal juba olen. Et ka siuksed asjad. Nii, siis me jõudsime nüüd arveldamise juurde. No see on ka siuke huvitav protsess. Praktika, tehnik valge Berlingoga tegi oma töö ära ja kuhu aktid satuvad paberil, eriti on sinna kuskile rohelise mapi vahele, kuskil Berlingo esi seal interjööril on ju, aknalaual. Et sinna mappi, kus on siis juba teised aktid ees ootamas eelmisest nädalast ja ilmselt tuleb sinna veel lisa, kuniks nad ühel hetkel jõuavad siis kontorisse, kus nendest peaks keegi hakkama arveid tegema. Ja millal nad sinna jõuavad, on põhimõtteliselt meie enda nii-öelda kaotatud aeg. See on nagu nii-öelda kliendile kingitud maksepuhkus või maksetähtaeg. Nüüd, kui nad ongi sinna ilusasti kohale jõudnud kontorisse, siis hakkab nagu teine töö on siis, mäletan Siimo Villembrokist eelmine aasta siin samal laval rääkis just seda, kuidas nendel enne, kui nad paberaktidest loobusid, oligi nii, et aktid jõudsid kontorisse ja siis hakkas kellegi selline detektiivi töö, et välja lugeda, mis seal aktil kirjas on. Et mida
vahetati, mitu tundi vahetati, milliseid kokkuleppeid sõlmiti, mida sellest me arveldame, mida me sellest ei arvelda. Nii et selline aktidega tegelemine oli üks kõige ajakulukam tegevus üleüldse ja kõige keerukam mõnes mõttes. Nii, siis tõin see raamatupidaja. No siis omakorda on raamatupidaja jälgib võlgnevusi. No see on jällegi küsimus, et kas see on mingisugune juhuslik random tegevus või seda tehakse mingi konkreetse kokkulepitud rutiiniga. Palgaarvestus, palka kõigile arvestatakse, on selge, aga mis on selline tüüpiline olukord on see, et hoolduse pool käib kuskil ühes tarkvaras, arveldamine käib, müügiarved käivad kuskil teises tarkvaras ja palgaarvestus on kuskil kolmandas tarkvaras. Et kuidas need andmed jõuavad raamatupidajani sinna palgaarvestuse programmi, mis võib ühel juhul olla mingi Excel või mõni teisel juhul mingisugune ilusa Eesti poisi või tüdruku nimega palgaprogramm. Ehk siis jällegi, kas keegi teeb siin käsitööd? Siis ma tõin siia sükse mulli nagu kvaliteedijuhtimine, ma ei saanud sellest mööda minna. Kvaliteedijuhtimine on mingi selline teema, millest võiks rääkida nagu 4 lava, 2 päeva. Et ma kokkuvõttes, mida ma siin silmas pean, on siis see, et kvaliteedijuhtimine on mingit pidi nagu selline talitluskindlus või et niimoodi, kuidas meil on protsessid seatud, et need niimoodi ka nagu toimivad ja kui midagi nagu juhtub, et siis meie süsteemi kukub pikali. Piltlik näide, et kui meil nagu 1/3 ettevõttest ühel hetkel otsustab personali mõttes nagu lahkuda, et kas me siis ettevõttena samamoodi peame vastu, saame hakkama või tegelikult on ettevõtte käpuli. Aga kvaliteedijuhtimine võib tähendada ka nagu põhimõtteliselt ka seda, et me ütleme siis disainime oma teenust kui sellist ja selle raames me üritame aru saada, kuidas kliendid meisse suhtuvad, kas me tegeleme kliendi rahuloluga nagu tagantjärgi, siis kui on mingid kaebused, mingi reklamatsioonid või me kuidagi oskame või suudame kraadida nende klientide sellist rahulolu temperatuuri ka ennetavalt, et mitte lasta asjadel hapuks minna. Nii, siis kes siis mängu tuleb? Müügijuht. No müügijuht tahab teha ju ainult mida? Uue kliendi müüki. Et meil on kuskil siin silmapiiril üks uus klient, see võib olla uus klient, see võib olla tegelikult mõni vana klient, kes juba tegelikult kasutab meie teenuseid, kellele me tahaksime seadmeid juurde müüa ja müügijuht loomulikult tahab seda uut müüki teha ja lisaks veel, kes meil veel siin pildis on, et kui me esindame Eestis roosasid suhkruvatimasinaid, oleme brändi esindaja siis on meil tegelikult mängus ka tootja või tarnija, keda huvitab samamoodi, et kuidas meie müük läheb, milline on meie turupositsioon selles sektoris kuidas on meie hooldus korraldatud, meie protsessid korraldatud, nii et ka nemad on taustal mõnes mõttes sellised olulised tegijad. Kui me sellega failime, siis me ilmselt seda brändi Eestis enam esindada ei saa. Nii, finantsaruandlus. Päeva lõpuks taandub aruandluse mõttes kõik ikkagi bilansile ja kasumi aruandele, aga siin on jällegi küsimus see, et kas me ja kui palju me saame näha nende numbrite taha, ütleme kuni sinnamaani välja, et aru saada, et kui me seal, ma ei tea, meil on pearaamatud ja mingid kontod ja kanded, et kas me saame kuskile nii palju välja minna, et aru saada, millisest arvelt, millise kliendi tegevusest need numbrid nagu kokku jooksevad. Ja samamoodi tulude, kulude jälgimine ja kõik selline osa. Nii et see on selline mõnes mõttes nagu, jällegi üli basic, aga jällegi, kas me reageerime sellele nagu tahavaatepeeglisse vaadates, et kuidas meil läks või me kuidagi oskame seda finantsaruandlust panna niimoodi tööle, et me suudame ka ette prognoosida asju. Nii, hakkab ju lõpule jõudma, vaatan, kell on ka juba sealmaal. Äritulem, juhatus. Päeva lõpuks huvitab meid ikkagi see, mis nagu joone alla jääb, aga jällegi, et juhtkond saab ettevõtet juhtida ikkagi niimoodi, et me näeme ette, mitte me ei vaata nagu alati tagasi. Ja ikkagi jällegi me jõuame sinna samamoodi välja, ükskõik milline number on, me peaksime nägema päris rohujuure tasandil välja, et kus see number siis ikka lõpuks välja joonistus. Nii, siit hakkab välja paistma siis juba omaniku kõrvad. Omanik, mida ikka tahab teha? Omanik tahaks ikkagi veel rohkem ütleme siis seda dividenditulu saada. Omaniku tulu ja mida ta teha tahaks, ta tahaks ilmselt äri laiendada. Äri laiendamine võib siis nagu tähendada kõike seda, et kõik see, mis meil ees juba toimib, tegelikult toimib väga hästi.
Ja kui me äri laiendame, siis mis see teisisõnu tähendab, et meil on võib-olla vaja kuskilt mingit lisafinantseeringuid võtta, meil on vaja suhelda võib-olla mingite investoritega, võib-olla pangaga, kuskilt rahastust saada, et see võib olla kes iganes. Omanikke võib mitu olla, võib olla mingi institutsionaalne investor, võib siin olla nagu pank, et kes iganes. Äri laiendamine tähendab seda, et jah, meil on vaja hooldustehnikuid juurde palgata, meil on vaja hooldusbusse juurde liisida, meil on vaja müügi- ja hoolduskeskusi juurde ehitada, et see kõik vajab mingisugust finantseeringut. Nii et kui ma siit nüüd otsapidi nagu lõpuni välja jõuan, siis lõpeb see kõik ikkagi sellega, et omanik tahab dividendi ja kus see kõik hakkab, on see, et kliendil on mure ja nüüd tegelikult nagu see põhiline nagu challenge ongi siis see, et kuidas see kliendi mure pöörata siis omaniku tuluks. Nii et see on, ma kindlasti ei väida, et kõik need mullid siin on ainukesed, igaüks nüüd, kes siin istub, saab mõelda, mida tema siia juurde paneks, mida ta võib-olla siit ära võtaks või mis on temaga seotud või ei ole temaga seotud, mis tundub nagu üleliigne, mida paneks juurde. Nii et, aga see on lihtsalt minu enda tunnetuslik vaade, mis hakkab mingil pidi nagu rohujuure tasandil ja lõpeb siis kuskil siis all üleval, et ükskõik kui altruistlik meil see omanik on, siis päeva lõpuks huvitab iga ärimeest ikkagi see, kui palju talle lõpuks raha kätte jääb. Nii et ma arvan, et sellega vist sai nüüd selline väike kaose teooria kuvatud siia. Nagu te näete, siis on erinevad tegevused, on väga palju erinevaid osalisi, kaudseid ja vahetuid osalisi. Nii et see võib olla igas ettevõttes nagu mingit pidi dubleeritud, teist pidi sõnastatud, kuidas iganes, aga mingi üldine loogika võib-olla sai siin edasi antud. Nii et sellega ma oma selle praeguse ettekande osa lõpetaks ja siis jätkaks hiljem kell 3, vaatame, kuidas Standardbooksis midagi teha saab. Just, see oligi minu küsimus sinule, aitäh, Allan, esiteks, et küsimus oli see, et kas meie programm Standardbooks on selle kõige jaoks vajalik ja kasulik, et kõik need, kes välja tõid seal, et saaksid oma osa sellest hoolduse teenindusest siis sealt kätte? Ma just enne rääkisin siin ühe meie kliendiga, kes kasutab Standardbooksi hooldusteenindust ja see, mida ta välja tõi, võib-olla ma rutan ette, aga mida ta välja tõi, oli see, et Standardbooks on oma olemuslikult väga terviklik. Ehk siis just täpselt see, et sa saad nagu minna sinna rohujuure tasandile, igat asja jälgima, mis on tehtud. Kui keegi jääb haigeks, keegi on eemal, siis tegelikult meil on alati nagu ülevaade sellest, et kus see protsess on pooleli jäänud, kõik kaardid, kõik asjad on omavahel nagu seotud, nii et selles mõttes halb info teile, kõik, kes te palgatöötajad olete, et olete kõik asendatavad. Väga hea. Kas sina, kui sa oled selle meie siis juurtusosaline ka olnud siin ettevõttes, et kas see on pigem nagu kergesti õpitav, see funktsionaalsus meil või siis on vaja seal hästi palju meie konsultantide abi? Konsultandi abi on ilmselt ikkagi vajalik, aga ma ütleks, et praktikas on minu meelest kõige keerulisem moodul meil palgamoodul. Nii et hooldusteeninduse moodul kindlasti ei ole see nagu mille keerukus oleks kõige nagu kõrgem. Aga jah, me võib-olla nüüd rutame natuke võib-olla nagu ette juba järgmise selle sessiooniga, aga iseenesest midagi keerulist tegelikult ei ole. Et see loogika on ikkagi üsna nagu lihtne. Loogika on lihtne. Ja see, kes Standardbooksi on juba varasemalt kasutanud, siis nende puhul juba saab aru, et need, kes on juba ühe mooduliga mingit pidi kokku puutunud, saavad aru, mismoodi toimivad ka teised moodulid, nii et see selles mõttes ma ei ütle, et ta nüüd kõiges on intuitiivne, aga ikkagi mingisugune intuitiivne loogika on seal olemas, kui sul on varasema kogemus. Pluss me loomulikult aitame neid uusi kliente ree peale, nii et muidugi aitame. Ja, tahtsin veel küsida seda, et kellele, kui sa lähed hooldusteenindust müüma, siis kas sul on kus see siis päring meile tuleb, et kas see tuleb meile ettevõtte juhilt, et mina tahan nüüd, et meie ettevõttes võetakse kasutusele see ja me oleme siis ettevõtte juhiga koos, suuname seda ettevõtet, et palun liikuge siit edasi, et teil on endal edaspidi lihtsam või see tuleb just alluvate poolt, et me tahaksime, et aitaksite meil ettevõtte juhi juurde minna, et näete, meile tundub, et teie lahendus on hea. Reeglina alluvad ei taha üldse muutusi, et muutusi tahavad ikkagi ettevõtte juhid, sest et igasugune muutus tähendab seda, et keegi peab midagi teistmoodi tegema ja teistmoodi tegemine on ebamugav.
Seda teame ise endaga kästi. Nii et see võib olla nagu nii ja naa, aga ma pigem ütleks, et päris nüüd tehniku tasandil see võib-olla ei tule. Kui see tehniku elu juba ei ole tõesti nagu nii ebamugav, et ta lihtsalt ütleb, et kuulge mehed üleval, et liikuge aega kaasa. Aga üks küsimus veel, et kui kaua võtab meil aega, et sinna siis nii-öelda üle minna, et kas see üleminek on selle nii-öelda omandamine kogu ettevõttega, on see nagu pikaajaline protsess või see läheb meil kiiresti? Muidugi sõltub see olukorrast, jah. Ma pigem ütleks, et kelle jaoks on standardboks täiesti uus tarkvara, siis nende jaoks võiks see olla alustada ikkagi sellest, et mingisugusel teatud väiksema nii-öelda kogusega, et kõigepealt võib-olla finantside ja raamatupidamisega tulla standardboksi kasutama ja siis järjest nagu eskaleerida seda nagu muude moodulite raames edasi. Et nii on see kõige lihtsam ja kõige loogilisem. Et kõike korraga võib olla nagu keeruline. Mitte võimatu, aga lihtsalt, et niimoodi on kõigil nagu lihtsam. Et step by step. Step by step. Ja oskad sa mulle öelda ka, et milliseid seadmeid tuleb hooldada, kas nagu päriselt nagu masinaid hooldada või võivad need olla ka hoopis teistsugused? No seda mul järgmises slaidis üks pilt ennast illustreerib. Põhimõtteliselt ei ole nagu vahet, milliseid seadmeid hooldada. Nad võiksid ja peaksid olema mingit pidi unikaalselt eristatavad. Mingi kas siis tehase tähis, seeria, number või midagi taolist. Et võib-olla, mida ma nagu hetkel ise näen, et me ei tee või ma ei soovitaks või ma praegu veel ei soovitaks, on et hakata hooldama näiteks, ma ei tea, mingid sõiduvahendeid just selle tõttu, et seal võib olla mingi oluline, mingi liides Maanteeametiga näiteks on ju, et seda me veel ei puutu. Et pigem ma näen meie kliendina just sellist nagu tarbijat, kes hooldab, kes on kunagi müüdnud mingeid seadmeid või müüb seadmeid ja siis pakub seda müügijärgset hooldust. Ja see on nagu siis üks osa nende ärist, pakkuda seda müügijärgset hooldust. Aitäh sulle, Allan. Usun, et nii mõnigi siin külastajate seas on natuke uudishimulik, et nagu minuga tekkisid erinevad uudishimulikud küsimused, siis on mida oodata, saan aru. Aitäh sulle. Aitäh.